Tere! Täna on teie ees selle hooaja viimane saade ja nagu juba mitu aastat püüame sügishooaja viimases saates jagada nippe, kuidas see pöörane Jeesuse sünnipäeva nädal võimalikult jätkusuutlikult üle elada. Tänases saates võtame ette soodsa jõululaua. Erinevad rahvusvahelised uuringud ütlevad, et üle maailma läheb igal aastal raisku umbes 1 miljard tonni toitu. See on ligi 1/3 kogu inimestele toodetud toidust, mis omakorda tekitab umbes 10% aastasest inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heitmetest. Seda on ligi 5 korda rohkem, kui näiteks kogu lennundussektor ühes aastas toota suudab. Patust pole puhtad ka eestlased. Nõnda kui mujal on meilgi sagedaseks toidu äraviskamise põhjuseks ületarbimine. Me ei oska korralikult menüüd planeerida, teeme impulssoste ning tihti krabame taldrikule rohkem, kui tegelikult ära süüa jaksame. Lisaks soovime tarbijatena näha küllusliku valikuga poelette ning eelistame osta ainult ideaalse välimusega söögikraami ning hindame toidu säilivust toote etiketile trükitud kuupäeva järgi. Nagu mul vanaemale meeldib öelda, et siis enne maitse söö ära ja siis ma ütlen, mis siin sees on. Noh, proovi. Kuda on? Jumala hea. Jah, siin on siis hommikune pudru. Ja kuna ma teadsin, et me kohtume, siis ma tegin sulle pannkokke kaasa. Sellest sellise viimase kuupäevaga kohupiim läks siia sisse veel ja kõik head asjad ühesõnaga. Ja siis siin on sulle kama. No, maitse lusikaga. Ma maitsen lusikaga, mul läheb kuidas julged. Mööda nägu laiali kohe. Yeah. Nii. Kama ma teen ise kodus palju. Yeah. No kuidas tundub? Suurepärane. Hea on ju. See kama siin sees on siis kuupäev on 27. jaanuar 2023. Ka mul leidub siuksed asjad. Ka sul leidub siuksed? Ja mina neid ei karda, aga väga paljud eestlased tegelikult kardavad, sest nad ei maitse. Jah. Ei julge, sest kuupäev on peal. Just. Kõlblik kuni on siis selline kuupäev, kuhu maani saab öelda, et see toit on ohutu. Aga parim enne on see, kus tema omadused on kõige paremad. Ehk siis tootja ütleb, et siiamaani on tema omadused kõige paremad. Edasi, et omadused võivad muutuda. Näiteks maitse läheb nõrgemaks, aga ta on ikkagi ohutu tarbida. Aga see ongi see hetk, kus tarbija peale parim enne peab ise hindama. Kas see toit, mis mul siin on, ma nuusutan, ma vaatan, ma proovin, kas see kõlbab tarbida. Hea näide, sest parim enne ja kõlblik kunist on siin need 2 piimapakki. Nii, vaata nüüd. Ja see on parim enne 23.11 ja see on kõlblik kuni 23.11. Täpselt nii. Ehk siis siia nii vist mulle tundub, me oleme harjunud, et piimatoodetel on kõlblik kuni, aga tegelikult täna võib panna piimatoodetele ka parim enne. Ja nagu siin näha, siis Tere on Eestis seda ka teinud, nii et see on ka võib-olla selline julgustab nii-öelda inimest siis, kui ta teab, mis vähe on parim ennel ja kõlblik kunil, et ma ennem siis nuusutan ja siis otsustan, kas ta kõlbab juua või mitte. Ja kogused, mis Eestis aastas toitu prügikasti läheb, on päris suured. Siin viimased andmed näitavad, et ligi 180 000 tonni on see toidujäätmete tekke ja see on siis alates toidu tootmisest, toidu kasvatamisest kuni siis kodumajapidamisteni välja. Võib-olla natuke see hoomatavam on meil kõigil mõelda sellele, kui palju toit tuleb kodudes prügikasti, sest et tegelikult nii Eestis kui ka teistes riikides on just kodumajapidamistes kõige suurem see toidujäätmete tekke ja keskmiselt üks Eesti leibkond siis viimase toidujäätmete uuringu andmetel viskas ligi 150 kilogrammi toidujäätmeid prügikasti ja sellest siis üle 60 kilo oli selline välditav toidujääde. Et me tegelikult toidujäätmete puhul üldiselt räägime ju nii kartulikoortest alles jäänud hommikupudrust kui ka kannakontidest, aga siis
Need välditavad toidujäätmed on siis sealt sellest loetelust see hommikupuder ehk toit, mida me oleksime saanud veel ära süüa. Koduse toidu raiskamise vähendamiseks leidub mitmeid häid nippe, mis lisaks keskkonnale aitavad ka raha säästa. Toitu saab näiteks külmutada. Eelmise päeva roogudest võib loominguliselt lähenedes lihtsa vaevaga uusi sööke teha. Hea nõks on ka see, et teed külmkappi eraldi sahtli, kuhu paned ainult selle toidukraami, mis tuleb esimeses järjekorras nahka pista. Lisaks aitab nädalamenüü alusel poe nimekirja koostamine, sest nii vähendad impulsiivseid oste. Selleks, et veelgi rohkem toitu säästa, kui seda juba täna tehakse, leidub väga palju erinevaid viise. Meil on kehtestatud Euroopa Liidus nüüd värskelt kohustuslikud siduvad toidujäätmete vähendamise sihtarvud, mis kohalduvad siis ka meile siin Eestis. See tähendab seda, et kodumajapidamistes, kauplustes, toitlustuses ja muul viisil toidu siis tarnimisest nii-öelda tarbimise tasandil peame me vähendama 2030. aasta lõpuks 30% elaniku kohta toidujäätmeid võrreldes 2021 kuni 2023 keskmisega ja toidutööstuses siis 10% võrreldes 2021 kuni 2023 aasta keskmisega. Tallinna linnas on toidu raiskamise vähendamisega püütud tegeleda juba pikki aastaid. Linn on partneriks Toidupangale, keda toetab sel ja ka järgmisel aastal 200 000 euroga. Lisaks on Tallinn vastu võtnud ringmajanduse arengukava, kus toidukao teema samuti olulisel kohal seisab. Ja kui me räägime nüüd siis näiteks haridusasutustest, toidukappidest, mis siis Tallinna linn on algatanud ja lasteaedadele toidukapid ostnud, et siis see on see, mida me saame teha Tallinna linna oma haridusasutustes. See on üks võimalus, kuidas siis seda toidu raiskamist vähendada. Hommikul on niimoodi, et lapsed tulevad rühma, asuvad sööma, aga järgi jääb puhast toitu. Kindlasti täna tuli võib-olla mõni laps vähem, mõni laps ütles, ma sõin kodus, ma ei taha ja nii see järgi jääb. Siis õpetaja abi võtab selle purgi, veendub selle puhtuses, paneb ülejäänud pudru siia purki, kirjutab peale menüü järgselt, mis pudru siin täna oli meil kaerahelves. Täistera kaerahelve puder. Ja kellaaja, mis kel ta purki pani. Lasteaed ise säilitab seda toitu 24 tundi. Lapsed on meil teadlikud nendest reeglitest. Aha, siin on reeglid. Sest meil on loodud MLAC-le juhend, kui ka lapsed siis ise kirjutasid oma õiged reeglid välja. Et toidukapis on tänase päeva toit, võta nii palju kui ära jõuad tarbida, purk too järgmisel päeval puhtana tagasi. Jah. Kõigest 3 väikest reeglit, mida ei ole üldse raske jagada. Ehk siis lapsed on kaasatud sellesse protsessi juba siis toidu nii-öelda, kui toidutädi selle pakib siis või abiõpetaja paneb siis purki ära, eks ole. Korrapidajad, lapsed korrapidajad, iga päev saab keegi olla korrapidaja, seal nad siis teevad. Kui me alustasime, siis ma tegin nädal aega, tegin siis kokkuvõtet just purkide arvu järgi ja siis ma teisendasin ümber, et me arvestame, et oleks pooleliitrised purgid ja arvestust pidada. Et 7 päeva siis nädala aja lõikes oli niimoodi, et me võiks öelda säästsime toitu või päästsime toitu. Ehk seda puhast toitu oli meil 46 purki. Me võtame nädal aega, et siis juba 6 võime me seda, eks ole, 160 purki. Ja miks see toidukapp, et tahamegi nagu normaliseerida seda, et see toidu päästmine ei ole selline, ma ei tea, piinlik tegevus, vaid piinlik on see, kui me toitu ära viskame. Et see, et me selle ära päästame, hea korralik toit, et see tegelikult näitab, et me oleme targad inimesed. On ju. Need kapid me ostsime siis 11 lasteaeda ja ka järgmisesse aastasse on eelarve planeeritud, nii et umbes sama palju lasteaedasid saaksid sellise kapi veel. Ja muidugi tahame võtta ka fookusesse koolid, et praegu oleme keskendunud lasteaedadele, aga kindlasti on ka võimalusi koolides, kuidas alles jäänud toitu mitte ära visata. Üheks suureks väljakutseks toidu annetamisel on tagada toidu ohutus. Nõuded on karmid ja need jaotuvad vastavalt sellele, kas annetamiseks läheb pakendatud või lahtine toit.
Lahtise toidu puhul on lubatud annetada vaid sellist toitu, kust sööjad ei ole saanud seda endale ise oma käega tõsta. Nii näiteks sobib annetamiseks poe kuumalettidest ülejäänud toit, mis on kliendi eest klaasi taga seisnud ning hiljem õigetes tingimustes enne annetamist maha jahutatud. Bufeelauatoit, kust inimesed ise endale toitu saavad tõsta, tänases seaduseruumis edasi annetamiseks ei sobi. Seal tekib see mikrobioloogiline oht bakterite näol, aga samamoodi ka füüsikaline saastumine, juuksekarvad, kõik selline, et põhimõtteliselt jah, see saastumine ikkagi on see oht ja tegelikult inimene, kes saab selle toidu läbi annetuse, tema ju eeldab, et see toit on ohutu, tarbimisväärne ja tema õigus on saada korralikku ja ohutut toitu. No Tallinnal on endal siis ürituste korraldamise juhend, et kui linnaasutus ise korraldab ürituse, siis seal on selgelt öeldud, et söömiskõlbulikku toitu ei ole lubatud ära visata. Meil on täna mitmeid koostööpartnereid, Toidupank, Food Loop, erinevad sotsiaalmajad, kellega on võimalik siis need kokkulepped teha, aga väga lihtne on ka muidugi kirjutada näiteks kutsesse, et hea külaline, võtta oma karp kaasa, kui toitu ei jää üle, siis on väga hästi planeeritud üritus. Siis ei saa karpi midagi. Just, siis ei saa midagi, aga kui jääb, siis toidu raiskamise vähendamiseks saate selle kaasa võtta, on ju. Aga mis puudutab nüüd siis üritusi, siis täna on ka veel ikkagi see väljakutse. Tänases seadusruumis on võimalik annetada siis vaid serveerimata toitu, et kui see toit on siis juba välja serveeritud, et siis on võimalik sellel samal üritusel osalejal see toit endaga kaasa võtta, aga kolmandatele osapooltele seda toitu täna Eestis annetada ei või. Vajalikke toidupäästmise algatusi, mis korraga aitavad leevendada vaesuse küsimust ning säästa keskkonda, on Eestis mitmeid ning seoses Euroopa Liidu kehtestatud toidu raiskamise vähendamise sihtarvudega tuleb neid ka tõenäoliselt juurde. Ühest küljest on ta küll ettevõtte vastutus sellest vaatest, et ettevõtted tõesti ju ise planeerivad oma protsesse ja soovivad oma kulusid vähendada ja hoida kokku siis ka jäätmekäitluskuludelt. Aga teisalt sellised üle-euroopalised kohustuslikud sihtarvud on vaja meil siis ka Eesti õiguses kirja panna, Eesti õiguses määrata ära ka, et mis on need lahendused ja mis on need meetmed, millega me neid sihtarvusid siis saavutama hakkame. Ja järgmise aasta jooksul ongi oodata sellise eelnõu valmimist, kus me siis koos erinevate osapooltega alustades toidutööstusest kuni näiteks korteriühistuteni välja mõtleme, et kuidas me saaksime siis toidujäätmete teket veelgi vähendada. Mõned aastad tagasi tehti Rohetiigri projekti raames siis õigusruumi analüüs sellele, et kas toidu annetamist takistab miski. Ja tuli välja, et tegelikult mitte miski ei takista toidu annetamist, see on vaja lihtsalt läbi mõelda, sellest saab natuke süveneda, aga see on nii nagu igasuguse äritegevusega, mis vajab läbi mõtestamist ja kirja panemist, kuidas seda teha. Eesti suurim toidupäästja on Toidupank, kelle käest jõudis läbi erinevate heategevusorganisatsioonide ja 79 Eesti omavalitsuse eelmisel aastal abivajajateni 4,4 miljonit tonni annetatud toitu. Ja see on väga suur koostöövõrk. Meil on väga palju vabatahtlikud, siis meil on kojuvedu süsteem. Meil on see toidubuss ja lavkasüsteem igal pool Eestis. Meie toit jõuab isegi Ruhnus lennukiga või läävaga. See on alati koostöö omavalitsusega ja tegevusorganisatsioonidega. Ja praegu meil on ka oma supiköök. Me jagame supp igal laupäeval hommikul keskturul. Ja meie plaan on seda teha 7 päevad nädalas ja siis kogu aeg iga aasta me teeme väike samm. Iga aasta me proovime natuke rohkem teenused pakkuda ja rohkem toit pakkuda. Sellepärast, kui me näeme lihtsalt Eestis see statistika, kui palju inimesed elavad absoluutses vaesuses ja suhteliselt vaesuses, muidugi see on päris kurb. Ja kui me näeme, et see toimetulekutoetus praegu on ainult 200 €, no ja, mis saab teha 200 €-ga? Nii väike summa. Igal nädalal saab Toidupanga kaudu toiduabi ligi 16 000 inimest üle Eesti. Kuigi väga oluline on ka see, et poe külastajad peale poes käiku Toidupanga kogumiskastidesse pika säilivusajaga tooteid saaks annetada,
tuleb lõviosa annetatud toidust siiski toidu maaletoojatelt, tootjatelt ja suurtelt poekettidelt. Kuna toidu annetamine on täna Eesti ettevõtetele vabatahtlik, läheb endiselt suur osa kasutuskõlbliku söögikraami äraviskamisele. Lahendusi, kuidas ettevõtteid suunata raiskamist vähendama, on maailmas mitmesuguseid ja neid saaks ka Eestis juurutada. Näiteks on prügi äraveo hind mõnel pool nii kalliks tehtud, et ettevõttele on soodsam kasutuskõlblik toit ära annetada. Lisaks tehakse mitmel pool toitu annetavatele ettevõtetele maksusoodustusi. Ja siis on ka riigid, kus on lihtsalt nagu, nad ütlevad, see on Samaritan seadus, kui firma annab heia tegevusorganisatsioonidele toit heia südamest, siis pärast keegi ei saa seda firma kohtus käevama. Sellepärast palju firmad, eriti suured ja rahvusvahelised firmad, nende kõige suurem hirm on nende maine ja mingi kohtuvaidlused, et keegi läheb kohtus, et ütleb, et ta on nüüd haige või tal on mingi kulud ja see annetaja on süüdi, eriti kui ta on valmis tehtud toit, mis catering ja restoranid annetavad. Muidugi, kui on lihtsalt pakitud toit, siis see risk ei ole väga suur. Valmis toidust tahtsin pikemalt rääkida ka, et valmis toidu laiali jagamine, see on, kuidas te seda teete? Tuleb kruiisilaev sisse, annab teile, ma ei tea, mitu tonni väga head toitu, aga kuidas te kohe sööjad leiate? Lihtsalt sotsiaalmajad või need keskused, kus elavad inimesed. Kas ta on lastekeskus, kas ta on naiste turvapaik keskus või kas ta on sotsiaalmaja, kus inimesed elavad, kui ta on kohalik pakitud ja on kirjutatud, mis see sisu on ja kas ta on sügavkülmutatud või isegi veel saua. Koha, kui sa jagab seda koha, siis on täitsa võimalik. Siin oli nüüd see laulupidu ja tantsupidu ja seal me saime, ma ei tea, ma ei mäleta, mitu 100 liiter supp, sauesupp ja kohe me jagasime seda ja see on täitsa võimalik, Lisaks suurele toidupangale toimetab Eestis ka nutilahendust kasutav toidukapikett Food Loop, kus inimesed saavad kuutasu eest kas või iga päev toidukapist kvaliteetset söögikraami päästa. Kapi kasutajaks saamine on väga lihtne, tuleb minna meie veebilehele foodloop.ee, registreerida ennast kasutajaks, maksta kuutasu, mis on hetkel 10 eurot ja pärast seda sa saad uksekoodi, millega siis kõiki meie kappe avada. Ja oluline on see, et kappe sa võid avada kogu aeg, aga võtta võid sa ainult kapist üks kord päevas asju. Ja seda siis sõltumatu kogusest, näiteks kui sa võtad siit kapist ühe leiva, siis see ongi sinu tänane saak, homme uuesti. Aga ma võin võtta ka leiva ja siis salatit ja isegi koriandrit. Meil on see reegel, et sa võid võtta kuni 5 asja ja see on nagu külmikust ja siis sinna leiba saia juurde. Food Loopi kappe leiab praegu Tallinnast ja Pärnust ning peagi ka Lätist. Ettevõtte kappidest leiab nii restoranide, kohvikute kui ka suurte jaekaupluste toitu. Jõuluajal on viimastel aastatel üha suuremateks toiduannetajateks catering firmad. Hoolimata sellest, et üha rohkem ettevõtjad nagu mõõdavad neid koguseid ja tegelikult ka tellijad nagu mõtlevad selle peale, et kui palju siis üks inimene üritusel seal sööb, et kas 800 grammi, 900 või võib-olla kilo, et siis tegelikult ikkagi seda on ikkagi väga raske prognoosida, palju seda toitu lõpuks ära süüakse. Nii et ühtepidi seda rohkem mõeldakse, aga potentsiaali on meil tohutult, sest üritusi toimub ikkagi nii palju, et iga päev väiksemaid, suuremaid ja tegelikult meile on, ütleme, et iga kilogramm on tähtis, nii et selles mõttes potentsiaali ja ruumi on siin Eestis kõigile tegeleda sellega. Ja kindlasti selline toidu jagamine ja kasutuskõlbliku toidu uuesti kasutusse suunamine on miski, mida saaks laiendada, aga tegelikult meie eesmärk eraldi ei peaks olema neid toidujagamiskappe ilmtingimata juurde luua, sest et siis me tegeleme ikkagi mingil määral juba nende tagajärgedega. Ehk me peame mõtlema ka sellele, kuidas me saame muuta enda käitumist juba varasemas etapis, et meil üleüldse neid ülejääke ei tekikski.
Rimi on üks Eesti poekette, kes toidu raiskamise vähendamisega mitmel erineval viisil igapäevaselt tegeleb ning uusi viise otsib, kuidas veelgi enam toitu päästa. Suure osa realiseerimisajale lähenevast toidust annetavad 80 Rimi poodi, Toidupangale, Food Loopile ja teistele organisatsioonidele. Kuid ettevõtte eesmärgiks on leida viis, kuidas toit üle päe päästmist ei vajakski. Tehtud on mitmeid teavituskampaaniaid, et inimesed julgeks ja tunneks soovi soetada just allahinnatud toitu ning loonud rakenduseski lausa eraldi võimaluse vaadata, millised tooted on kliendi kodupoes allahinnatud. Realiseerimisajale lähenevate toodete letid on poes positsioneeritud lihtsasti leitavatesse kohtadesse. Räägime kogustest ka, kui palju toitu üldse näiteks Rimi ketis igapäevaselt või iga-aastaselt raisku läheb? Rimi on tõesti siis ainus, kes täna Eesti turul on neid numbreid välja öelnud ja me räägime tuhandetest tonnidest ikkagi aastas. Võib-olla circa 10 aastat tagasi oli see circa 4000 tonni aastas, mis maha kanti. Siis tänaseks me oleme jõudnud ikkagi juba paari tuhande tonnini ja väga oluline nihe toimus muide sellel hetkel, kui me juurutasime ettevõttes sellise spetsiaalse allahindluskleebiste süsteemi, et mis ma usun täna on kõigile tuttav, kes Rimis käinud on. Me oleme need tooted kenasti välja toonud, me oleme neid populariseerinud erinevate reklaamide kaudu. Ehk siis mulle tundub ka, et Rimi on täna ainuke, kes on nende nii-öelda võib-olla varem väheväärtuslike toodete reklaamimise alla raha pannud. Ehk siis ma usun, et me oleme tervele turule teinud mingisuguse teene. Et täna nende toodete soetamine on juba siuke normaalsus, eks ole, et kui varem ta oli kuskil siuke nurgas. Ja peidus pead otsima. Ja täna nad on väga populaarsed tooted. Ma ei ole kindel, et kellelgi teisel ta nõnda on tehtud, aga meie küll ka varem ju pakkusime neid tooteid võib-olla nii-öelda allahinnatud, aga me paraku ei näinud tellides või neid müües, et osad tooted on müüdud allahindlusega. Ehk siis me justkui ei saanud neid tuleviku tellimusi mõjutada. Optimeerida, et just, ei teadnud. Eks ole, aga nüüd me oleme selle süsteemi selliselt loonud, et me saame näha, et piltlikult öeldes 10 pakki võid on see pood tänasega näiteks saanud ja suudab neist 5 müüa maha allahindlusega, siis see süsteem saab selle teate, et ei ole mõtet sinna poodi järgne sama sarnasel perioodil 10 pakki saata, sest 5 neist müüdi maha allahindlusega, et siis saadame ainult 5. Ehk siis ta aitab meil nagu seda tuleviku toidukadu vähendada, et ma arvan, see on hästi oluline. Ma seda alati ütlen, et kodudes kahjuks finantsjuhti ei ole, kes ütleks, et vaat sa viskasid sellise summa eest toitu ära, et meil on. Meie finantsjuht koputab kohe, ütleb, miks on nii suured kaod, et selles mõttes võiks seda sama mõtteviisi harrastada, et nii nagu meie mõtleme ette, et kui palju siis võiks tellida, nii võiks loomulikult kodudes ka selle ostunimekirja tõesti teha ja see sügav külmutamine on ju alati olemas, eks ole, et kui ei lähe nii, nagu te planeerisite, siis te võite ju alati selle nii-öelda õhtuks, kus teil juhtub, et te hoopis lähete kuhugi mujale ja ei söögi kodus selle, ma ei tea, pakki pista sügavkülma ja teha seda millalgi hiljem. Armas vaataja, aitäh, et oled need 10 nädalat meiega olnud. Loodetavasti said natukene targemaks ja oskad ennast ümbritseva keskkonna suhtes paremaid valikuid langetada. Võta siis jõuluaeg ka rahulikult ja ära tarbimisega hulluks mine. Loodetavasti kohtume järgmisel hooajal uuesti. Nägemiseni!